ja tervist kõigile Korvpalli24 portaali lugejatele. Meie kaheliikmeline väga töökas brigaad on Milanos kohal, maandusime eile ehk teisipäeval ja läbisime pika kadalipu rea, et siia hotelli jõuda, oleme kohal, üks öö rahulikult magatud ja nüüd saab hakata tööd tegema ja meie plaan siin on iga päev, iga mängupäev, iga vaba päev teha üks podcasti formaadis selline videosaade, kus räägime toimunud mängudest, seisust Eesti koondises, vastastest ja kõigest muust, mis selle Eurobasket 2022 nime kandva turniiriga seotud on. Nagu öeldud, kaheliikmeline meie brigaad on, mina peatoimetaja Siim Semiskar ja minu kõrval meie erikorrespondent siin Milanos, Maksim Tuul. Tervist! Tere! Meie plaan hetkel on siis selline, ütlen selle ka ära, et Eesti koondis jõuab Milanosse täna, ehk siis 31. augustil on minu teada koondis umbes hetkel, kui me seda salvestame lennujaamas või juba lennuki peale minemas ja nemad õhtul päris hilja teevad ka esimese trenni Assagos paiknevas Mediolanum foorumis, kus siis kõik Milano mängud või Milanos peetavad mängud toimuvad, et kindlasti meie oleme ka seal esimeses trennis kohal ja vaatame juba homseks saateks materjali. Aga tänase saate plaan on selline, et suures plaanis oleme jaotanud selle 3 osaks ja alustame sellest, et kui eile teisipäeval tuli lõppkoosseis, 12-meheline lõppkoosseis välja Eesti koondisel, siis paljude korvpallisõprade jaoks oli seal ikkagi üks üllatus, kohe sellest räägime. Enne ma loen siis need 12 meest ette, kes meil EM-finaalturniiril mängima hakkavad ja Maksimil palun natukene kommenteerida ka, et mida sellest koosseisust arvata. Aga tagamängijatena jooksevad meil siin EM-il vähemalt sooja tegema, loodetavasti ka väljakule, sellised mehed nagu Sten Sokk, Gerg Riisa, Kristjan Kullamäe, Martin Torbek, ääremängijatena Janari Jõesaar, Henri Trell, Sander Raieste, Siim-Sander Vene ja Kristjan Kitsing ja keskmängijatena Rauno Nurger, Mattias Tass ja Maik-Kalev Kotsar. Maksim, need 12 meest on teada, sinu kommentaarid? Eks võib-olla kõige viimasena tuli siis otsus, et kes see 12. mehena sinna kaasa pääseb, et kas Rauno Nurger või Gregor Hermet ja kõik viitas tegelikult sellele, et ikkagi selleks meheks on pigem Hermet. Esiteks, et meil on juba 2 sellist puhtatõulist keskmängijat, Mattias Tass ja Kotsar ja teine asi oli ka see, et Soome vastu siis viimases MM-valikmängus, viimases mängus enne EM-finaalturniiri oli ikkagi koosseisus Hermet, aga viimasel hetkel mängiti ümber ja võeti ikkagi Nurger, või loomulikult ma ei tea, kas treenerite poolt mängiti ümber või oli see ammu otsustatud, aga ma isiklikult võib-olla ei hakkakski lahkama nii täpselt, et kumba oleks pidanud võtma, vaid selge on ju see, et tegelikult kui Kaspar Treier oleks terve, siis oleks see hoopis tema, kes nende asemel siia Itaaliasse oleks tulnud. Aga mis võib-olla siin koosseisus on veel küsimärkidena olnud, siis kui me võtame suve algusesse, siis tegelikult võib-olla Martin Torbeku selline tulek ei olnud ka nii kindel, et pigem me siin ka omavahel arutasime, et Märt Rosenthal on päris selline kõva konkurent talle samale kohale, aga Märdil võib-olla see suvi ikkagi nii hästi ei õnnestunud, eks see hooaja lõpu need terviseprobleemid ja vigastused, et jätsid oma jälje ja kui ma tegelikult veel kaugemale tagasi läheks, siis minu arust mees, kellest me tunneme võib-olla kõige suuremat puudust siin EM-il, või vähemalt mina tunnen, on hoopis Mikk Jurkatam, et meil ei ole sellist puhast viskajat tegelikult üldse koondises, et loomulikult siin meil on palju häid viskajaid, Kullamäe, Trell ja nii edasi, Kriisa ise, Sokk viskab suurepäraselt, aga just selline catch and shoot viskajat meil tegelikult ei ole. Ma arvan, et Mikk Jurkatam, kui oleks olnud terve, oleks kindlasti selles 12-mehelises valikus ja ma usun, et tal oleks ka päris oluline ja suur roll. Kas sa nõustud sellega, et nagu ma selles sissejuhatuses ütlesin, et tundus, et vähemalt korvpallisõprade ja ka paljude ütleme siis ekspertide arvates see koosseis või see 12 meest, kes seal Soome mängul üles oli antud, et arvati, et see 12 sõidab ka finaalturniirile, et see viimane vangerdus, et see tuli ikkagi paljude jaoks üllatuse? Jah, tõepoolest tuli mingil määral ka mulle, sest
Hermet, ütleme, trump oleks olnud võib-olla see, et kuna tema mängu tulles võib tuua sellise pöörde tegelikult. Just nagu rünnakul siis, eks? Just, et tabada oma kolmeseid, üldse selline rünnakul hästi lahendada, et igal juhul ju selle 12 mehe roll pigem jääb väikeseks, aga võib-olla üks siis mõttekäik, mis võis treeneritel olla, loomulikult ei tea kõike nüansse, et on erinevad vastased, kus võib-olla me peame mängima päris pika koosseisuga ja sellisel juhul ikkagi on ka nurgerit vaja ja tuleb ikkagi arvestada, et tegu ei ole ühe mänguga või mitmete mängudega pika perioodi jooksul, vaid siiski lühikese perioodi jooksul. Ehk siis tegelikult seda mänguaega tuleb jagada, tuleb erinevaid taktikalisi käike teha nende 12 mehega siis 5 erineva vastase vastu, et ma usun, et meie treenerite brigaadil on kõik hästi läbi mõeldud ja ikkagi õiged mehed kaasa saa. Ma just ise mõtlesin selles samas plaanis, nagu sa rääkisid, et nende erinevate vastaste vastu võib-olla on ka juba mõeldud selles osas, koosseisu osas, ja mulle tundub, et vähemalt kõige loogilisemalt võttes meie jaoks alagrupist edasipääsu otsustav mäng on Ukraina vastu. Ja olles näinud Ukraina päris mitut MM-valikmängu, siis nende eesliin on väga võimas. Ja nad on mänginud ka 2 pikaga, ehk siis kas võib olla üks variant see, et vaadatakse just sellele justkui võtmemängule Ukraina vastu, et võib-olla peab kasutama sellistel hetkedel ka 2 tsentrit korraga ja siis on ikkagi väga vaja, et meil on 3 puhast tsentrit koosseisus. Just, et tegelikult kui enne turniiri erinevaid prognoose vaadata, siis ütleme selleks, et edasi pääseda, me tahame ju võita kindlasti Suurbritanniat ja siis tuleb kedagi veel hammustada ja kõige potentsiaalsem võib-olla on Ukraina ja miks mitte siis ehitadagi see taktika koosseis üles nagu selleks mänguks. Loomulikult me kõik loodame, et näpistada ka teisi vastaseid, miks mitte kohe esimeses ringis Itaaliat, aga tuleb ikkagi mõista, et kõikidel võistkondadel tegelikult on väga kvaliteetsed koosseisud. Just, ja siit lähemegi meie saate järgmise osa juurde ja meil on plaan siis üle vaadata see Eesti alagrupp ehk C-alagrupp, mis siin Milanos lahti rulluma hakkab ja mõtlesime niimoodi, et käime mõlemad välja oma ennustuse, et kuidas see alagrupi lõppjärjestus lõpuks välja ennast mängib. Ja ma siis äkki alustan, kui sa mul lubad selle otsa lahti teha, et ütlen kohe ära, minu julge ennustus on, võite selle, ma ei tea, meelde jätta, kirja panna, et Itaalia võidab kodupubliku toel selle alagrupi ära. Väga julge ennustus. Väga julge ennustus. Ma kohe põhjendan edasi ka, aga ma loen selle rea ära, mis ma enda jaoks kirja olen pannud. Itaalia võidab, Kreeka on 2, Horvaatia 3, Ukraina 4, Eesti 5 ja Suurbritannia 6. Miks? Minu vaatenurk on see, et Itaalia nüüd, kui neil Danilo Gallinari vigastada sai, sellega välja kukkus, nad kaotasid küll ühe väga kõva liidri, aga nad võib-olla löögirusikana muutusid isegi ühtsemaks ja võivad sellest Gallinari kaotusest, kes ma usun kindlasti, kui mitte pingi peal, ma ei tea, kas te reeglite järgi pingi peale tohib minna, aga pingi kõrval, seal kuskil otsajoone taga põhimõtteliselt meeskonnaga koos on, annab oma selle emotsiooni ja teadmise ikka edasi, siis see võib neid isegi veel tugevamaks muuta, sest itaallastel on kogu seal 12 mehe hulgas kõvasti kvaliteeti ja mis kõige tähtsam, igas liinis väga ühtlased mängijad, võtta üks, viska teist, Euroliiga kogemust, kõike ja sellised endised staarid ka, kes, Nicola Melli, tema veel mänguliselt ka väga heas vormis, Luisi Tatome on küll mänguliselt ära kustumas, aga tema kogemus kindlasti annab kõvasti juurde. Siis Kreekal on see Giannis Antetokounmpo efekt, ja ma arvan, et sellest alagrupis peaks piisama, et see teine koht võtta. Itaalia puhul veel see, et ma ennustan neid alagrupi võitjaks, aga ma ennustan või ma arvan ka seda, et play-offis neil väga pikka pidu ei ole. Niipea kui see Milano efekt ära kaob nagu kodupubliku näol, siis nad kukuvad. Ma võib-olla lihtsalt ütleks siia vahele veel seda, et Itaalia puhul on tõesti võib-olla tegemist sellise koondisega, et kuna seal ei ole võib-olla sellise esimese järgu staare, nagu on siin meie alagrupi vastastest rääkides Kreekal või Horvaatial, siis võib-olla natukene alahinnatakse tõesti Itaaliat, et tegelikult on ikkagi tegemist väga kvaliteetse võistkonnaga, väga ühtlasega ja ikkagi tõesti heal tasemel. Ja kui sa ütledki, et ennustad lausa võitjaks, aga play-offis kaugele ei jõua, mina avaldan oma ennustuse veidi hiljem,
aga ma arvan, et nad võivad sinna võib-olla isegi ikkagi veerandfinaali 8 hulka jõuda. Okei. Siis, no Kreeka puhul juba rääkisin Antetokounmpo efektist, seal on loomulikult neid erinevaid staare veel, aga Kreekal on üsna palju senimaani küsimärke nende vigastustega, et kes ikkagi mis vormis on ja ma natuke arvan, kui ma Itaalia puhul arvan, et nemad on sunnitud siin kodupubliku ees esimesest mängust peale 100% mängima, mitte ei ole sunnitud selles mõttes, vaid ise tahavad ja on selleks valmis, siis Kreeka natukene, keda peetakse ikkagi ka nagu suureks favoriidiks, natukene tuleb või nende see algus saab olema krobelisem, ehk siis nad peavad siin alagrupis ennast koguma hakkama ja nagu eeldavad ka, et nad võib-olla mängivad ennast nii-öelda paremasse vormi järjest, et no ma lisaks siia veel selle, et Kreekal on tegelikult olnud probleeme erinevate vigastustega, et nüüd esimene küsimus on, et mis mehed üldse nagu võimeliselt väljakule jooksma ja nüüd nendest meestest, kes on väljakule tulemas, et võib-olla tõesti isegi turniiri käigus nad saavad siis paremini jalad alla ja on kasulikumad, nii et Kreeka võib siin turniiri edenedes kindlasti tugevamaks muutuda. Nii, ja Horvaatia. Paljude arvates, kaasa arvatud minu arvates, täielik selles mõttes must hobune, et nad võivad jääda, ma ei tea, alagrupist või edasipääsust välja ja võivad purjetada kuskile väga-väga kõrgele, sest no viisiku jagu on neil ikkagi megakõvasid mehi, et lugedes ette mehed nagu Mario Esonja, Dario Šaric, Ivica Zubac, Bojan Bogdanovic ja Krunoslav Simon, siis seal on kogemust NBA väljakutel, kogemust Euroliigas, väga palju mänge selja taga, et hullumeelne värk, lisaks neil nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, juurde palgatud ameeriklane Jalen Smith, et ütleme nii, et talenti on seal kõvasti, kuidas see kooslus mängib ja kes, kui palju seal pingi pealt suudab aidata, see on minu jaoks on see suur küsimärk. Nagu ma enne just ütlesin, et Kreeka võiks turniiri edenedes nagu järjest paremaks minna, siis Horvaatial võib tekkida vastupidine küsimus või efekt. Et kui paha tuju tuleb peale, siis on jama. Isegi mitte paha tuju, aga kui ütleme, kui need 5-6 meest hakkavad väsima, et selles mõttes seal ikkagi seal 7-8 mehest läheb see kvaliteet ikkagi, ma ütleks, hüppeliselt alla, ei taha nüüd kellelegi Horvaatia koondisest küll liiga teha, aga ma isegi ütleks, et selles mõttes Eestil on see trump, et meil ikkagi väga ühtlane koosseis. Et Horvaatial, alagrupis ma ennustan neile ka edu, aga play-offis väga küsitav. Ukraina, ma siis panin Ukraina Eestist ettepoole ja hetkel seetõttu, et olles näinud päris mitut ukrainlaste MM-valikmängu, siis ma mäletan neid jutte, kui need alagrupid loositi ja tulid meile Suurbritannia ja Ukraina ja siis esimesed pealkirjad olid umbes midagi sellist, et Ukrainat ja Suurbritanniat peame kindlasti võitma ja siis vaatame edasi, et kes kuidas ja siis Ukrainal on ikkagi, kui me võrdleme Eestiga ja vaatame paberil lihtsalt, kus mehed mängivad või kus nad on käinud, siis me ei saa midagi muud teha, kui öelda, et Ukraina on ikkagi tugevam. Sest sellised mehed nagu Svjatoslav Mihhaljuk ja Alex Len, NBA mehed, nad NBA-s ei ole mingi suure rolli mehed, aga ikkagi seal rotatsioonides sees saavad, Mihhaljuk vist nüüd lasti lahti viimasel hetkel, aga see selleks, et olles neid mänge näinud, lisaks sinna juurde panna Euroopas laineid löönud Artjom Pustovi, et pikad mehed, see eesliin on väga võimas ja Mihhaljuk ka selline mees, kelle takistamisega Eesti koondisel saab probleeme olema, kuna meil on probleeme selliste jõuliste kas siis tagamängijate või äärtega, kes põhimõtteliselt pea ees sisse tormavad ja suudavad need olukorrad ka ära lahendada. Jah, et Ukrainat kindlasti ei saa alahinnata, et siin võin ka etteruttavalt siis öelda, et ka mina asetan vist ikkagi Ukraina natukene kõrgemale siin esialgses ennustuses kui Eesti, aga samas see on täitsa selline 60-50, ütleme, olukord, et päris suurt rolli, ma arvan, omavahelises kohtumises mängib see, et kuidas ikkagi need eelnevad kohtumised lähevad, milline on emotsionaalne seisund, loodame, et mõlemal võistkonnal püsivad kõik mehed tervena ja siis saab näha, et ma lasen sul küll oma selle rea nüüd siin veel lõpuni rääkida, aga põhimõtteliselt ma usun, et seda ennustust siin võib-olla mängu või paari pärast võime siis uuesti üle käia ja selles mõttes Ukrainaga on lihtne, et Ukraina mäng on meil teine mäng, ehk siis seal midagi väga, selle esimese mängu emotsioonid tulevad nii-öelda kaasa, aga ikkagi mõlemad tiimid tulevad nagu selles osas ilmselt ikkagi värskena peale, et üsna tähtis mäng juba üsna alguses, aga kõike seda eelnevat rääkides Ukraina kohta, siis ma olen ka seda meelt, et Ukraina kindlasti on võidetav.
see ei tähenda seda, et nende vastu ei ole võimalik mängida. Ja ma isegi arvan seda natuke võib-olla nii-öelda optimisti süstides, et meie alagrupis ei ole ühtegi mittemängitavat vastast selle Eesti koondise jaoks, keda me nüüd oleme näinud viimastes valikmängudes ja näiteks ka seal kodusel Tartu kontrollturniiril, et selles osas üldse mingit küsimust ei ole, et vastased on mängitavad, lihtsalt sõltub sellest päevast, kui hästi me vastu saame ja meil on loomulikult nende tugevamate vastu vaja ikkagi 100% õnnestumist, et alla selle siis läheb väga raskeks. Nii, aga lähme siis sellega edasi, et mina panin Suurbritannia viimaseks, kuna see koondis on minu jaoks suur küsimärk. Et tippklubides või isegi tippliigades ühtegi mees sisuliselt seal ei mängi. Üks Türgi liiga mees vist oli, kui ma õigesti vaatasin, aga seal igasugu Jaapani liigad ja Hispaania madalamad liigad ja seal nii-öelda Suurbritannia liigas endas mängivad mehed, aga üks asi on kindel, et stiil, millega nad mängivad, on agressiivne ja jõuline, sellega nad kompenseerivad oma võib-olla veidi kehvemaid oskusi võrreldes Euroopa tippudega ja kui me sellest üle suudame olla, siis ma usun, et Suurbritannia mäng saab Eesti jaoks olema väga positiivne. Jah, et mina ka julgen ennustada, et sealt võit tuleb, et kui mitte sealt, siis kust veel, et kui me ikkagi oleme siin eesmärgiga võiduta me ei jää. Või vähemalt lootusega edasi pääseda, et siis Suurbritannia tuleb igal juhul ära võita. Just. Aga räägin oma ennustusest ka üle, et mul muidugi. siis üks erinevus ainult sinuga võrreldes on, et kui sa panid Itaalia võitjaks, siis mina asetan Itaalia 3. kohale, ehk siis Kreeka ja Horvaatia 1., 2., Itaalia 3., Ukraina 4., Eesti 5. ja Suurbritannia 6. Jumal tänatud, et need hotelli inimesed, kes meil siin mööda saalivad, praegu eesti keelest aru ei saa, sest muidu lennataks sulle praegu peale kohe. Jah, aga selline on minu prognoos. Mis sul Itaalia vastu on, ma küsin? Itaalia vastu mul ei ole midagi, et olen väga positiivselt meelestatud nii Itaalia suhtes kui ka itaallaste, aga tundub, et ikkagi hoolimata sellest, et seal on siis väga ühtlane koosseis ja väga tugev koosseis, siis ma arvan, et need staarid nii-öelda Kreekal ja Horvaatial seal mängu lõppudes kallutavad asja nende võistkondade kasuks. Okei, lähme saate viimase või 3. ja viimase osa juurde, et vaatame natuke meie peatoetaja OpTibeti koefitsientidele ka ette ja teeme veel siis mõned ennustused ka, et mis ja kuidas võiks juhtuda. Ühesõnaga, juba on siis OpTibetis üleval esimese 2 mängude päeva koefitsiendid. Esimesel ehk siis homme alustavad osad alagrupid ja meie siin Milanos alustame 2. ehk reedel ja homseid mänge üle vaadates, siis seal on selliseid ühekülgseid mänge, mõningaid, näiteks Hispaania-Bulgaaria, kus Hispaania võit ennustatakse olevat väga selge. Türgi-Montenegro on ka selline, kus Türgile ikkagi selget edu ennustatakse, Bosnia-Hertsegoviina-Ungari samamoodi, et Bosnia võitu usutakse päris kindlalt siis nii-öelda Bosnia poolele. Ungari on potentsiaalselt või vähemalt ekspertide arvates ikkagi selle turniiri kõige nõrgem võistkond. No aga kas see Bosnia, mida me Tartus nägime, kas see on tiim, kes nüüd väga võiks kedagi võita? Siia paneme selle tärni juurde, et jah, et võideti Prantsusmaad siin lisaaja mängus. Eks jah, mängi see näitab. Aga kõige põnevamad koefitsiendid homsest päevast, mida mina siit välja loen, on esiteks Sloveenia-Leedu, kus Sloveenia võitis 1,59 ja Leedul 2,37, ehk siis Sloveenia on pandud favoriidiks ja teine selline õhtune maiuspala Prantsusmaa-Saksamaa ja Prantsusmaal 1,36 ja Saksamaal 3,15. Ja mina nüüd ütlen küll siin ära, et mina olen Saksamaa koondise suhtes väga positiivselt meelestatud, sest seal on sellist noort powerit ja ka kogemust päris omajagu, et noor Franz Wagner, kes NBA-s juba väga noore mehena nii-öelda tegusid teinud ja samas ka kogenud Dennis Schröder tal tagaliinis abiks ja siis Johannes Voigtmann korvi all, kes ikkagi Euroopa mõistes väga tummine mees. Ja Saksamaa võitis siin MM-valikmängudes üsna kindlalt nii Rootsit kui Sloveeniat, Luka Dontšitsi Sloveeniat.
ja samal ajal Prantsusmaa tuleb EM-ile ikkagi päris halvas tujus, kui sellele Bosniale oli see vist 2 lisaajaga mängus kaotati 90-96. Aga samas, jah, prantslased alistasid eelnevates kontrollmängudes Itaalia näiteks 32 punktiga ja Belgia 19. Selles mõttes mina vaidleks kindlasti sulle vastu, et mina ikkagi arvan, et Prantsusmaa on üldse selle turniiri üks soosikuid, suursoosikuid, mina ennustaks neile kindlasti medalit ja ma arvan, et selles mängus Saksamaa vastu küsimust ei teki, et kui siin OpTibeti koefitsientide vastu kuskil ennustada, siis pigem tuleks just selle Sloveenia-Leedu mängu juurde, et vot seal ma võib-olla väikselt julgeks panustada Leedu kasuks, aga eks igaüks peab ise need otsused tegema ja mäng näitab, milline see lõpptulemus tuleb. Jah, rääkides veel Prantsusmaast, siis loomulikult paberil ülivõimas tiim, et no alates sealt tsentripositsioonist Rudy Gobertist ja siis neil tagaliinis ju viskaja New York Knicksi mees Evan Fournier, et no ja siis Euroliiga staarid muidugi, peaaegu unustad sellised mehed nagu Gershon Yabusele ja Thomas Hurtelli ja ka Elio Kobe peaaegu siin unustad ära, siis see tähendab, et on tugev koosseis. Just, et nagu ma ütlesin, et medalitele kindlasti, kui mitte kõige kirkamale mängivad nemad minu arvates. No selge, saame näha ja päris viimasena siis meie Korvpall 24 selle saate vaatajatele ja ka portaali lugejatele paneme siit alates käima ühe loosimängu, kus siis kogu alagrupi turniiri vältel palume teil ennustada, kes jõuab EM-finaalturniiril finaali ja kes selle turniiri kinni paneb, ehk kes võidab. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 3 õnnelikku, kes saavad esiteks siis 6-kuulise Korvpall 24 portaali lugemisõiguse ja pluss siis väikese meenekotiga OpTibetilt. Ma praegu ei näita, mis siin sees on, võitjad saavad teada ja ma usun, et siin turniiri jooksul õnnestub sinna auhinnapotti veel 11 poetada. Aga võite hakata oma ennustusi saatma, kes tahab natukene siin taktikat teha, võib veel oodata siin esimesi mänge, et vaadata, kes ikkagi mis vormis siia turniirile on tulnud. Aga kordame siis, et kogu turniiri põhjal, kes jõuab finaali ja kes võidab ja vastused saatke meiliaadressile info@korvpall24.ee. Aga Maksim, lõpetuseks just selle ennustuse tuules, et kes sinu arvates jõuab finaali ja kes võidab? No kuigi kõige populaarsem vastus oleks arvatavasti Sloveenia ja on ta siis ekspertide sõnul suur favoriit või kas just suur favoriit, aga ikkagi favoriit number 1, siis mina tegelikult Sloveeniale tiitlit ei ennusta. No kuidas nii? Vaid minu sellised peamised favoriidid on hoopis Serbia ja juba nimetatud Prantsusmaa. Et mina arvan, et nendest 2 võistkonnast 1 võidab. Ma ei ole veel väga põhjalikult seda play-off tabelit nii-öelda lõpuni vaadanud, et kui suur on tõenäoliselt nad varem kokku lähevad, aga et üks nendest võistkondadest siis võidutrofee pea kohale tõstab. Nii et ma ei hakkagi siis praegu nii-öelda veel finaalpaari selles mõttes ennustama, et eks siin oleneb turniiri käigust, kellel kuidas alagrupis läheb, aga ma ütlen, et hoolimata alagrupi tulemustest, ma arvan, et play-offidest need võistkonnad lähevad järjest paremaks ja lõpuks kumb võistkond kuldmedalit kaela saab. Super, eks me turniiri käigus saame seda edasi siis vaadata, eks ma küsin ühe korra veel sult siis või paar korda veel. Aga täname vaatamast, homme proovime uuesti siis teiega olla ja olge ikka korvpallilainel, vaadake EM-finaalturniiri mänge, elage kaasa Eesti koondisele ja hoiame pöialt kõigile, jõudu edu! Homseni!